Ja siin ma taas tulen. Väike inimene ekslemas suures kapitalistlikus süsteemis. Samas tundes rõõmu pisikestest asjadest, nagu pisikesed, kuid rasked uksed keset kolossaalset arhitektuuri, pisikesed autod keset kolossaalset suurlinna ning muidugi need pisikesed teemaksud, mis hoiavad majandust käibel. No aga raha. No mis siis, kui mul täpselt raha ei ole siia masinasse pannud? Mis on 20? Attenzione, non chiudere lo sportello a mano. Recuperare le banconote o le tessere inserite. Arrivederci. Arrivederci. Ralla. Ja nii see teekond vaikselt kulgeb läbi toru. Ehk siis läbi mäe. No ma saan täiesti aru, miks Vesuv itaallaste peale kuri on. Kuidas sa ise suhtuks sellesse, kui keegi kogu aeg sinu sisse auke teeb? Aga mida lõuna poole ja mägisemaks, seda ilusamaks Itaalia muutus. Isegi roolis ja täitsa kainelt. Või noh, peaaegu. Tee Positanosse ei olegi nii lihtne. Itaalias teel olles peab arvestama ootamatustega. Siin nagu, et lähed hüppad korraks tunnikene Pompeist läbi ja vaatad ringi ja siis 2 läheb laev, et siis jõuab äkki sinna peale ka. Selliseid asju ei maksa plaanida, ma olen nüüd aru saanud, sellepärast, et siin asjad ei käi kella pealt, ei suju kohe üldse mitte. Via Raffaele Bosco, navigatore, navigator. Yeah, we have the Waze. Raffaele Bosco, bravo, via Raffaele Bosco. Allora, prossimo a destra, on the right. Okay, grazie, Ciao. Thank you, ciao. Muidu kaunis ja värviline kaljulinnake Positano on üks paljudest edasipääsudest rikaste ja kuulsate poolt külastatud Capri saarele. Paraku aga internetis leitavad jäädvustused kaunist sadamalinnast ning karm reaalsus on ikka 2 täiesti erinevat asja. Olgu siinkohal märksõnadeks pöörane hinnatase ja totaalne ülerahvastatus. Viimane on sügava jalajälje jätnud isegi kohalikku Florasse. Sest isegi kui olete suutnud leida Positano rannas mõne vaba ruutsentimeetri, siis meres ujumine meenutab pigem loksumist pesumasinas koos kõikvõimalike inimjäätmetega. Aga kui päevane palavus end pisut tagasi tõmbab, on aeg liikuda õhtusele tringile ja teidile. Tulemast Positanosse. Nagu te näete, õhtused baarid on rahvast täis, sellepärast et peale palavat päeva inimesed tahavad ikka jahutavat kokteili võtta. Aga sellega seoses mul tekkis väike äriidee, kui siin juhuslikult mõne mäe künka peal peaks natukene vaba ruumi olema, siis võiks sinna teha oma linna, nimeks ma oleks Negatano ja müüks samamoodi kokteile ja inimeste järjekord oleks lõpmatu päravalaga. Ärgates hommikul Positanos peale õhtust kokteiliringi pole kahjuks aega pikalt puhata, sest olin ju teel järjekordsele salapärasele ja võib-olla isegi pisut müstilisele Capri saarele, mis tähendas, et ravimeid tuli manustada teel olles. Täna on eriti palav ilm, pidin 2 võtma. Ühe joon kohe ära, teise hiljem. Perfecto! Ja eks tuligi hakata siit sipelgapesast leidma kohta, kust hankida pilet Caprile. Kuna aga rahast lahtisaamisega Itaalias probleeme pole, siis leidsin piletiputka kiiremini, kui õlu pähe jõudis hakata. Capri saarele minek, pilet on siga kallis, see on üldse kõik kallis. Auto parkimine maksab 40 € päev ja nii edasi. Ma arvan, et see on alles kulutuste algus. Lähme Capri saarele, kuhu kõik lähevad täna. Ma ei tea miks, aga kõik läheb nagu üks mees Capri saarele. Kogu see Amalfi piirkond siin on küll selline, et ega seda ilusat ümbrust siin nautida, siis on vaja natukene varuda aega siin olemiseks, et minul on paraku reis selline, et
peab kiiresti edasi liikuma ja nii edasi, et mina pean siit kiirelt läbi jooksma, nii et seepärast ma olengi praegu praami peal ja poole tunni pärast olen ma Kapri saarel. Pudeliga üles, limoncello! Loomulikult, Cool Deal on käsi ees ja davai! Nii kui joodud, 8 eurot. Aga mis see likkana? Ega Itaalias lähebki raha nii. Kõrist all. Ega ei teagi, mis selle ülepaisutatud tähtsusega saare juures nii erilist on, et kõik hullumeelselt siia tulla tahavad. Äkki tõsiasi, et siin armastavad käia Kardashianid, väidetavalt olla siin nähtud isegi Taavi Rõivast. Kapri saare keskus meenutab pigem justkui väikest mägist laburünti. Muidu aga, kui teile kõrgused, ronimine ja trepid ei meeldi, siis ei maksagi siia tulla. Või siis võite lasta ennast kõikvõimalike transpordivahenditega ringi liigutada. Thanks. Labürint, täielik labürint reisk. Ma ei tea, kuidas need Kardashianid siin hakkama said, aga see on täitsa hull. Lähed vasakule, kaotad elu. Lähed paremale, saad surma. Lähed otse, satud põrgusse. Hello, I'm looking for Kassan Maddy. Maddy. Yes. Yes, it's down there in the. Right, next one. My name is Cool D. Welcome.